Tšau! Täna räägime 3D printimisest, sellest, mida 3D printeriga teha saab ning kui sa selle video lõpuni vaatad, siis ma olen päris kindel, et sa nõustud minuga, et 3D printer saab olema sinu selle aasta kõige parem ost. Nüüd aga lühidalt siis, et mis asi see 3D printer siis täpsemalt on. Põhimõtteliselt võib seda endale ette kujutada kui robot kuumaliimipüstolit. Ainult siis selle suure vahega, et selle tavalise kummise liimipulga asemel on siin selline plastikust traat, mis on siin üleval pooli peal ja prindi pea sees on selline asi nagu ekstruuder, mis siis tõmbab omale seda täitematerjali ehk filamenti sobivas koguses ette, sulatab selle prindi pea sees ära ning joonistab sellega kiht-kihi haaval siia alla metallplaadi peale sinule sobivat kuju või siis objekti. Ja selleks, et see fail printerisse sööta, ei ole ka tarvis mitte midagi muud kui ühte Windowsi arvutit. Fail tuleb saata sellisesse programmi, mille nimi on Slicer, mis põhimõtteliselt tõlgib selle 3D prindi või 3D mudeli faili just teie printeri jaoks sobivasse keelde. Ma tegin siia näidiseks, panin ette ühe pisikese riputuskronsteini, mille ma enne printisin, mille abil ma panin üles selle perfoseina, mille küljes mul tööriistad on ja Slicer teeb teie eest valmis nii kihtide paksused. Te ei pea mitte midagi põhimõtteliselt muutma selles osas, et kui palju neid kihte siia seina äärde tuleb, milline on täide, mis kujuga see täide on. See kõik on loomulikult muudetav, kui te soovite, aga selle jaoks, et lihtsalt printimist alustada, tegelikult ei pea sellest suurt midagi teada. Võib panna kõik automaadi peale ja printer suudab ise teie ees kõik ära teha. Minu jaoks on 3D printimise juures kõige suurem eelis see, et ma saan kiiresti valmistada mingisuguseid käega katsutavaid tooteid või mingisuguseid detaile, mida mul ei ole, mida võib-olla ei olegi võimalik osta. Näiteks mul on siin üks prinditud väga lihtne detail, mis hoiab minu kaamera mikrofoni laua peal täpselt õigel kõrgusel, nii et kui ma teile videosid monteerin, ma saan hea kvaliteediga korraliku mikrofoni lugeda voice-overeid. Lisaks on mul siin prinditud põrandakütte kollektori reguleerimise korgid, mis käivad selle kollektori peal oleva mootori asemele, et käsitsi kollektorit juhtida. Ja kui me lähme korraks autosse, siis minu autot valdas niisugune probleem, et kui ma ta endale sain, siis siit oli puudu see käepide. Ja see auto on nii vana, et seda käepidet enam poest uuena osta ei saa. Lammutuses küsitakse ühe käepide meest 35 eurot. Nii et ma printisin omale mõlemad umbes 1,5 euro eest ja ma saan jälle mugavalt sisse ronida. Lisaks puuduvate sangade probleemile oli mul veel niisugune probleem, et mu kodune väravapult ja kontori garaažipult on täpselt nii suured, et nad mahuvad siia sellesse laekasse sisse, aga need kätte saada on siit suht kehva. Ja selle lahendamiseks tuli appi jälle 3D print ja ma printisin omale sellise topsi adapteri, mis istub siia pesasse täpselt sisse ning mõlemal puldil on siin sees oma kodu ja siia keskele tegin veel AirPodside jaoks tasku. Ja lisaks siis sellele, et on võimalik teha igasugu plastikdetaile, mida kas ei eksisteeri üldse, mis ei ole kohe hetkel käepärast või on lihtsalt liiga kallid, et need osta, on minu jaoks tegelikult 3D printimise kõige suurem väärtus see, et ma saan käigu pealt valmistada igasugu šabloone, puurimise rakiseid, mingeid freesimise abivahendeid, millega ma saan midagi muud ehitada, ehk siis ma saan teha omale täpselt tarviliku tööriista. Näiteks siin on mul valmistatud IGE ja kapi hingede paigaldamise rakis, mis on täiesti asendamatu abimees, kui on IGE köögi kapil vaja hinge asukohta liigutada. Ja põhimõtteliselt teie kujutlusvõime on kõik, mis piirab 3D printeriga tehtavate rakiste võimalusi. Ma teen teile kohe ühe kiire näite ka. Kes vaatas minu eelmist videot, siis sellele peaks see sahtliboksi igati tuttav olema, aga selle sahtliboksi miinus, nagu ma ka kohe alguses arvasin, on see, et kuna need sahtlid on päris suured ja mahukad, siis need asjad siin sees, nad teevad niimoodi. Ja 3D printer on selle jaoks täiesti imeline abimees. Mul on ühe variandina siin juba välja prinditud sellised sahtli separaatori vahedetailid, mille saab siis panna kruviga siia sahtli külje peale kinni ning siia sisse laduda täpselt nii mitu separaatorit, nagu on tarvis. Ja täpselt nii lihtne oligi. Ülifunktsionaalne, ülilihtne ja kiire paigaldada
ja hoidsin kõvasti aega kokku võrreldes sellega, kui ma oleks hakanud siia külje peale mingeid sooni sisse freesima. Aga kuna ma tean, et nii mõnigi teist mõtleb, et ta ju ometi ei taha selliseid plastikdetaile oma ilusasse sahtlisse, siis ma näitan ühte varianti veel. Modelleerimiseks mina kasutan Onshape'i, kindlasti ei ole see mingisugune suurepärane töövahend, aga minu jaoks ajab ta asjad täielikult ära ja ta on tasuta ja küllalt lihtsasti õpitav ning lisaks on selle kohta väga suur kommuun koos foorumite ja asjadega, kus saab väga palju lisainfot küsida. Ja 3D printerist tuli mul selline väike abimees, mis määrab ära mul augu vahe omavahel ning augu kauguse ülemisest paneeli servast. Ehk siis sellega ma saan märkida nii siia sahtlikarbi välisküljele, avada ära, kui ka sellele separaatori paneeli endale puurida kõik ära ning seejärel juba väga kiiresti kõik kruvidega kokku lasta. Jääb igasugune ükshaaval aukude mõõtmine ja nikerdamine ära. Eriti kasulik, kui on vaja teha näiteks, ma ei tea, 20 või 50 sahtlit, siis sellised rakised on väga suur aja kokkuhoid. Väga lihtne, ühtegi mõõtu võtma ei pidanud, kruvid on ilusti joondatud, ühesuguse vahega, ühe kauguse peal üksteisest, sama joone peal, niisugune pisike abimees, mis valmis printeris umbes 5 minutiga, säästis mind hulgast mõõtmisest ja nuputamisest. Ja kui see ikka veel müüdud ei ole, siis ma toon siia lõppu veel 3 olulist nüanssi, mis minu meelest peaksid panema meelt muutma. Esiteks, ei ole tänasel päeval enam tarvis olla 3D modelleerimise ekspert või disainer, et 3D printimisega alustada. Sa ei pea tegelikult käedist üldse mitte midagi teadma, sellepärast et internet on täis üliandekate, nutikate, leidlike inimeste mudeleid. Üldiselt on nii, et kui sul on mingi probleem, mida on vaja lahendada, siis löö see Google'isse sisse ja enam-vähem alati on selle probleemi lahenduseks mõni 3D printeri mudel valmis. Teiseks, 3D printerite hinnad on muutunud täiesti üle mõistuse soodsaks. Täna on võimalik väga hea kodukasutusse sobiv masin osta circa 350 euroga ja kui ka see tundub kallis, siis tegelikult järelturult on võimalik leida ka 100-200 euro vahel. Ning kolmas, minu jaoks isiklikult kõige tähtsam nüanss selle juures on võita ajas. Selle asemel, et see tund või poolteist selle rakise kallal nikerdada, ma panen selle printi, ma saan samal ajal ise midagi muud teha ning ma saan oma asjad lihtsalt kiiremini valmis ja ei tasu unustada ka rahalist võitu, sest rullfilamenti maksab circa 10 euri ja selle eest saab printida kümneid ja kümneid praktilisi rakiseid ja tööriistu, mille ostuhind võiks olla sadades ja sadades eurodes. Ja nüüd, kui sa oled selle video ära vaadanud, siis ma olen päris kindel, et see nõustub minuga, et 3D printer on ühele DIY huvilisele igati kasulik ja hea ost. Ja nagu alati, kui tekkis küsimusi, tahate võib-olla printerite või printimise kohta nõu küsida, jätke kommentaar, vastan nii palju, kui ma oskan, kui ei oska, suunan sinna, kus saab vastuseid. Järgmise korrani, tšau!